the kind of beat to go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Nii, ühesõnaga tähtis päev, täna meil äge kaameramees Hardi aitab meid kaamerassidega ja me lähme Tartusse Dünosse, lähme Kaagile külla. Ära karda, ei ole midagi hull, need tükid ei lenda nii kaugele. Tule lähemalt. Tunne on ebamaine, kõhus tunne on maaväline, võiks isegi öelda. Ühesõnaga, ärevus on jõhker sees. Eile õhtul siin veel pikalt toimetasime, tegime suht pika õhtu. Vaatasime kõik asjad üle. Täna tegime veel väikse sõidu siin samas platsi peal, et veenduda, et kõik on kinni. Paak on täis, õli on, mis saab valesti minna. Kuulge mehed, teeme kilovati ennustusega uuesti. Mina pakkusin, et me saame 222 kilovatti. Igor, mis sa ütled? 230. 230, mis sa ütled? 227. 227, Raul? 210. Originaal. Nii, Järga, mis sa mõtled? Mõtlen seda, et kumma mootori me varuks võtame kaasa. Kas me võtame BMW oma või võtame Mersu oma? Igor, sul pagassis ruumi on või? Jaa, teeme kohe. DJ Spillis, we beat the realest team on the realest. Watch out, I kill it, watch out, I spit it on the mic, feel it. Y'all can't do what I do, just admit it. I'm about to get it, money, get it. Drop it to the floor, shake my big bitties, bopping like did it. My face look pretty, y'all ain't doing shit, no, I done did it. Vaadake, elu on mind õpetanud nii ühest kui teisest küljest ja seoses toitumisega ma olen südames tervislik toituja, ma olen südames sportlane, aga seoses sellega teate, vahest läheb nihu. Nii ka seekord võtsin Circle K-sis kanasupi, et toitun tervislikult. Aga üks lusikas, mis kaasa anti, ei ole väga, kuidas öelda, supi dünaamiline. Ja võidusõiduski alati peab olema lisapaar varurehve kaasas, siis ka mina igaks juhuks ikkagi võtan alati selle varusöögi kaasa, et no igaks juhuks. Tervislik. Ma tahan olla tervislik toituja, aga noh. Te saate aru. My face look pretty, y'all ain't doing shit, no, I done did it. Cause I'm marvelous, fantabulous, a bad chick, the flow sick like oh shit. You know this, I'm too fit to ever quit. Knocking these fools out like pool sticks. I do this, I move this, I prove this. Bars be hard like a pound of bricks. It go up, jumps the boogie to the bang bang high. This the kind of beat to go rat-ta-ta. This the kind of beat to go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta. This the kind of beat to go rat-ta-ta, rat-ta-ta, ta-ta-ta-ta. No nii, nuudlisupp on sees. Oleme jõudnud siia ilusa rapsipõllu äärde, metsa vahele, kena. Vaata, kuidas mõtle, kui see maja oleks, Düno maja oleks rapsipõllu keskel, ei näekski. Ilus kollane maja. Läheme auto maha, ootame maestro Kaagi ka ära ja siis vaatame edasi, mis saab. Mul on närv nii peen, et ma ei tea, mis ma arvan, ma joon täis ennast, kui me tagasi hakkame sõitma. Sa võiksid alguses ise auto lahti võtta ja maha jääda ja siis pärast seletada, kui tarks oled. See ka. Mul ei ole aega praegu tegeleda. Ma näen eest aega. Kui te mõtlete, miks BMW-l uksed alt roostetavad, sellel eksemplaarid veel ei roosteta. Need roostetavad sellepärast, et mingid võidusõitjad veavad neid treileriga ja siis uksi käib päris hästi lahti ja siis kraabitakse alt värv ära ja siis see ongi põhjus, miks BMW-l alt uksed roostetavad. Midagi pole teha. Tähendab seda, et BMW on kogu aeg treil otsas või? Jah. Ma tean, et see mahun ka ära kuskile. Pane käima, jah, kaudselt. Aga tegelikult sa keerad välja pärast. Pane veel läks, aga keerame juba. Aga keerame. Keerame. Tead, miks Dixon hea või? Sest siis publik saab aru, et Terks tuleb.
rah. Me no never care, so me shake me pom pom. Me a leader, so me don't fall. Missy Elliott, that's who I are. Back it up, kiss it on me. Koordi laulmas. ja sul on... Süütevõimendid on vaata vahel, tal on see Wasted Spark nii-öelda siis või? Mis see nimi? ma näen, ei ta ei ole vist Wasted, aga tal on lihtsalt välised võimendid on ju. Jah, mingi siuke värk. Huvitav, Emu Blackil on olemas nagu sisse ehitatud see vanade koilide lülitamise meetod, aga see selleks. Jah, hea küsimus. Jah, all on tal lahti, vaata. Ega ta ütleme niimoodi, et natuke soojapoolne ole, eks ta tegelikult tahaks ilmselt siit midagi vist. Ja see hea oleks, kui siit tule ümbert oleks vaba, nagu, et ta saaks nagu terves alas õhufilter tööd teha. Jah. Praegu on nagu suhteliselt piiratud. Et muidugi mul on see, et mul vaata uuel kapotil tulevad siia skuubid, mul on see nii-öelda GTR stiilis kapott. Jaa, kuidas saad siit pealt vabaks teha? Jah, okei. Lähevad alla ja siis kahepoolesed saavad korra keskel kokku, seal keskel on lambda ja lähevad kaheks laiali tagasi, lõpuni välja. Eelmise auto, mis me tegime, siis mina olin kahjuks tööl, pidin raha teenima ja Sandra ja Marko käisid Dünos ja ma ei tea ka, kas sa tead seda lugu. Eelmine kord oli siis siukene lugu, et mina pakkisin auto kokku eelmine õhtu Forssi ja meil oli Teto anduritega mingi teema ja Forssis pandi meile Dünopäeva hommikul uued Teto andurid ja Kaak tahtis veenduda, et see kõik on õige, sobib ja töötab ja siis minu tüdruk Sandra läks Forssi ees, auto oli treileri peal. Siuke lühikes kasvu, siuke väike tüdruk hüppas autosse, oli TeamVieweriga nii-öelda, Kaak oli TeamVieweriga seal sees, Sandral oli telefon siin niimoodi ja siis läpakas niimoodi töötles. Ja siis Kaak ütles talle, et pane gaas põhja ja siis Sandra vajutas gaasi põhja ja siis Kaak ütles siis kuidagi niimoodi, et ei, vajuta gaas põhja niimoodi, nagu sa varastaks seda autot. Lärtsutasid seal, möllasid seal maja ees ja samal ajal mina olin kultuurikatlas, tegin mingit suurt konverentsi, olin Helipuldis ja siis Tanel Nõmm, kes on siis Forssi töökoja juhataja, helistab mulle, et kuule Ergo, et räägi, et saad sa rääkida? Ma ütlesin, no väga ei saa, et räägi hästi kiiresti. Kuule, Forssi ees on su auto treileri peal ja mingi noor tüdruk on roolis ja rämedalt paugutab minna, et see on normaalne või? Ja see on normaalne. Ahah, okei, no selge siis. Kujutan ette, terve töökood oli seal kuradi akna peal ja vaatas, et mis kuradi pull siin toimub. Mingi tüdruk on kuradi treileri peal lärtsutab minna. No juhised olid õiged. Juhised olid õiged. Et ühesõnaga eelmine kord mina Dünosse jõudnudki, et nii et mulle kah põnev. Nii et vaatame, kuidas asi siis käib ja lähme Kaagile appi. Tagant võib tungi üles lapata. Ratsa tõlki lihtsalt. Tõesti puutud emaneres. Tõesti natuke oli kõva. Nüüd tipp. Koormust ma saan ise määrata. Jah. Ma saan niimoodi ka, et ta üldse ei jõua seda liigutada. Koormus on ainult selle nii-öelda vastusurve tekitamiseks ja reaalne jõud mõõdetakse selle anduriga tegelikkuses. See on see kaal. Ja, saan aru, jah. Element kaal ja siis tekitatakse lihtsalt füüsiline koormus. See mootor tegelikult siin peal liigub vabalt. Mootor, see andur võib teda kinni. Kui vaatajatel tekib segadust, siis tegemist me oleme Tuner Studio, siis nii-öelda Dünos, mis asub Tuner Studio uhkest laborist natukene eemal. Sa paned tehasajul, et sa süütaks sel hetkel ja paneks ei, sama ja paneks muidugi ole. Progajul, et süüta sel hetkel ja pane nii palju kütust. Tulemus on täpselt sama. Okei. Selles mõttes loogiline. Et tehasajul lihtsalt on neid kõrvalmõjutajaid, on oluliselt rohkem, millega sa pead kogu aeg tegelema nagu. See kõik on sõltuv, omavahel sõltuvuses. Oluliselt loogilisem on kohe progajul teha. Jah, ta nõuab sul teadmisi rohkem, et mida sa kõike mootori just tegema pead. Et kuidas mingi väljund või sisend toimetama peab. Sa pead seda kõik nagu välja kaardistama. Aga tulemuseni jõuda on lõpuks oluliselt nagu lihtsam, kui nii palju öeldes. Ei, täitsa uus blokk ja kõik. Ainult ülemine ots on vana. Käis ultraheli pesus ja vaatasime kõik üle, et kõik oli seal nagu värske ja tutikas. Imelik on see, et üks Europas tiksub, kuigi kõik on tutikad. Päris hästi ei saa aru, miks, et kas ei kujuta ette. Kogu aeg jääb tiksuma, vahet pole. Siia, ma olen teda töö soojaks ja kohe välja suretanud, ega ma ei ole tega vaata sõitnud ega midagi. Ma pole julgenud lihtsalt, et
ma olen taga natukene nii-öelda manööverdanud treileri peale maha, ma olen teda lasknud garaažis, tegime kõigepealt mineraalõliga pesu, võt need arbi, need määrded ja need punased määrded ja kõik, et pesime sellega ilusti välja, nüüd on sees Moduli 1060, ja ma lasin selle eelmise õliga mitu nagu korda teda töötemperatuuri ja nii-öelda töötsüklit tegin mitu. Aga ütleme, koormand ei ole, survestanud väga ei ole, et võib-olla, ma ei tea, surub sealt õlikanalist mingisugust sita tüki välja, äkki ta kaob ära. Ma arvan, et anname pähe ja vaatame, mis graafikut on mõistlik vaatama hakata siis kuskil 2 tonnist, sest siin tegelikult ma hakkan mõõtma 2, ma lihtsalt lülitanud ennem režiimi sisse, aga siin on see, et kuidas ma gaasi siit hakkab see elu. Ja nüüd see erinevus, mis on NOS ja ilma, on NOS-i graafik on see, siis ma teen NOS-i boldi. Et NOS-iga on siis see ülemine joon, et näitena siis on 4000 pöörde juures on NOS-iga on siis 700 väänet ja ilma NOS-ita oli siin 4000 juures siis 548 ehk siis 150 newtonit oli erinevus 4000. See on ikka väga suur number. Ja kilovatide erinevus siis on näiteks, võtame see sama 4500 näiteks on ilus koht. Siin on ilma NOS-ita oli 256 kilovatti ja NOS-iga oli sama koha peal siis 340 kilovatti. Mis asja, peaaegu sotti otsas? Peaaegu 100 kilovatti on erinevus. Ja okei, tal on kubatuuri veitsa rohkem. Ja kui sa vaatad, siin põhimõtteliselt on kas kompressoriga või ilma, et sul on full on kogu aeg, terve graafik on sul see järgi ja kas on siis ilma või mitte, et see mõttes on nagu... Aga kas tal on mingid suhteliselt teravad nukad, tundub, et algus ots? Ei, vaata, see on NOS-iga ilma NOS-ita, siin ma lihtsalt löön NOS-i paugu järgi 2 tonnist. Sellepärast tõstab niimoodi üles. Ja. Ma vajutan küll gaasi põhja, siin on ilma ja siis paneb NOS järgi ja siis lööb nagu jalaga sisse nagu. Ossa raisk. Võilu see on. Selles ma ei näe väga palju põhjus, miks mitte panna. Võilu arvast ka. Nad on jälle teistmoodi või? Oota, aga kauaks seda ühte ballooni jätkub näiteks sõitmiseks? Siin on 4,5 liitri näiteks on Jussil on praegu müüa mingi V8-le. Ma arvan, kõige mõistlikum on sul Randeri käest otse küsida. Palju tal kulub nagu kilogramme nii-öelda kütuse kohta. Mingid ma arvutasime ära, et see oli siis kõige parem seda arvutada, palju kütuse kulu on. Sellega võrreldes siis kulub ka NOS-i. Ma praegu hakkaks valetama, kui ma hakkan pakkuma, palju me siis kulus seda. Ma olen ise ära. Ma ei taha näha. Muidugi jah, see ventika värk, et ma ei tea, kas see sulle on oluline juba siin. No sul on muidugi võimalus 4-4. Ma usaldan siin, ma ei tea mitte sittegi nendest asjadest. Ma tean seda, et nad ütlevad, et sellel jah väga ei saa tõsta nagu pööret teha. 4 kaanet ka või? Jah, kõik on 4-4. Kogu see nukk, on vanos, aga ikkagi tal on nagu nii-öelda paksemad klapid, aga ma saan aru, et seal vist jääb selle klapi vedrude maailma taha, et ei saa väga pööret tõsta. Tuli just seoses sellega, kui tuli mõte, et sinu ventis üle ei moodi arvamus öelda. See on niimoodi, et kui sa käid, annad rämendalt pähe ja sa lased kohe auto tühikäigule, siis loomulikult oleks hea, kui veeb kiiremini ringi. Kui sa oled harjunud nagu nii-öelda käiguga pidurdama või peale seda hoidma, käisid sa pööret kõrgemal, siis on savi. Aga reiskaar võiks olla ikkagi selline tonn peale. Tonn peale, davai. Et kui sul see vesi ei käi kiiresti ringi, tekivad õhu rohkem kaande. Ta ei suru normaalselt enam vetsi. Ja tekivad kuumapunktid selle pärast. Vot see on hea punkt. Alati, kui te ehitate midagi, nõu peab küsima endalt targematelt, sest muidu te lasete oma mootori õhku. Ise ei tule vaata need asjade pealegi. Tööle korras, jah? Ohoh, õlivent hakkas korra tööle. Et küsige alati targematelt nagu, see on nii oluline ikka, et see säästab tehnikat ja kõike. Alustades närvidest ja rahast lõpetades tehnikast. Ma ei saa aru, miks üldse üks inimene peab tegelema sellise asjaga. Ma olen ju tegelikult vaimselt terve inimene, miks ma pean jaurama selliste asjadega. Miks ma ei võiks mängida jalgpalli või korvpalli nagu teised sõbrad mul mängivad? Miks ma ei võiks jalgrattaga sõita?
pehmalt, jah. Ja ma saan ilusti vedada pärast. Lähed juhtida ajusse, et on-offi pärast Jah, sa saad käima panna ära ennastada, on ju. Ja siis ma pärast lihtsalt vean üriti olla. Lihtne. Aitüma. Sumpa lõriseb sul kuskil vastu kere. Võib ka olla. Ma ei tea, kas see video peale jääb, aga üks hüdrokas on vist täitsa ära unustanud, et on sees peab õli olema. Ei funktsioneeri või? Oli küll kõva ju. 223, see tuld, mis siis tagant Palju? Palju on praegu? 223. Näitab siin praegu. Sa ütlesid 222. Võtsin 222. Ei, sa pead natukene veel tegema, ma ütlesin 230. Minu võit juba minu võit. Ma ütlesin 222, tema ütles 230 ja praegu on 226. Kurja! Ma ei oleks arvanud, et see suur number mind kurvaks teeb. Igori võit, kurat. Ai, kurat, meeldib raisk. Ma ütlesin 230 kindlasti ära. Eelmise tõmbe lõpus oli 105 ja lihtsalt see jahutuse radikasi või see ventilei on jama. Aga ma mõtlen seda, et kas see õlirõhk sind ei hirmuta või? Tühikäigul on savi. No, kõige rohkem on ta näitanud korra 7 pool, aga ta üritab hoida 6 poolt, mulle tundub. Aga sa ütled, et ühesõnaga see on norm? Jah, et ta üritab kogu aeg sama rõhku on ta läbi pöörata kogu aeg. Pigem on timm. Nii, esimesed emotsioonid. Ma panin Instagrami just esimese video, nii et järelikult on kõik hästi, kui saab Instagrami nüüd videosi panna. Me lõpetasime vist jõukeeramise, saime praegu numbriks 228 rummust siis, mis on 307 hobujõudu. See on natuke vähem kui meie eelmisel autol, aga väänet on rohkem kui eelmisel tegelikult. Minu meelest turbakal ei olnud väänet nii palju.
ehk siis tähendab seda, et meil 447 Newtonit väänet, mis on haige number, mis peaks olema igatepidi küll ja veel. Tundub, et tehnika kestab, pauku teeb, tuld pritsib ja nupust läheb käima ka veel. Mida sa veel tahad? Ei, julm, ma olen väga õnnelik ja mul on hea meel näha seda, et tegelikult mingid väga kõrvalhelisi ei tulnud. Meil ei olnud probleeme, me ei pidanud tegelikult auto alla roomama. Tundub, et siiamaani kõik kestab. Me küll kuuleme auto alt käiku sisse pannes mingit kolkse. Tegemist ei ole Samsonas otsakastiga, siis ta ei tohiks kolksuda. Et me peame natuke vaatama, mis seal auto all häält teeb, aga fucking easy. Pool aastat ja ma panen piksu siia 1000 € hiljem. Fucking easy. Kõigist tööle vaata, see koormus järgi normaalselt. Et seda alumist on, sa ei saa võimalik vaadata. Mis sa ise arvad, normaalne tal kõik tööd teha? Täitsa elu ja tervise juures mootor nagu. Saab see küll. Jah, ta võiks olla veits varem võib-olla see kuradi vääne, aga nitro ütleb viia veits alla poole ka seda maksimumjõudu. Täpselt sealt, kus sa nitro järgi lööd, sealt seda jõud. Ongi nii. Nitro raisk. Panidki selle õige hääle, jah? Ühesõnaga, Kaak teeb veel siin viimased väiksed tšikirüki. Tegelikult ta paneb meile Bluetooth mooduli külge. Ehk siis me teoreetiliselt võiksime hakata nägema kõiki asju väikse tahvli pealt. Mingisugune siis Samsungi Lenovo mingisugune väike tahvel tuleb osta. Ja siis me näeme kõiki ajuparameetrid, kõiki tema temperatuure, pöördeid, kõike, mis me vajame. Vist seda saab kostumaisida ka, et mis sa tahad sealt näha ja mis sa ei taha. Position sensor, jah? Jah, siin on kõik siis olemas. Temperatuurid, asjad. Jah, siin saab asukoha endale ka panna. See on hea. Oota, aga näitab siis kiirus ka see asukoht või? Jaa, ikka. See on lahe. Kepsu järgi näitab kiirust. Kepsu järgi näitab kiirus kõige lõpuks või? Ja siin on, kasutub G-sensorid ka, see on sisse tulnud tähvile. Ja ta kasutub ju arvuti seda kepsu. Ühesõnaga, me oleme siin paksu metsa vahel lõpetanud, aga see on hea tegelikult summutus, see on tegelikult väga hea summutus, väga kaval on tegelikult sihukest asja metsa vahel teha. Aga me oleme lõpetanud tuunimise, lõppnumber tuli vist 228 või? Jep, kilovatti. Ilma õhufiltri koonuseta siis. Just, ja 447 newtonmeetrit, mis on rohkem kui küll. Aga see õhufilter mõõtis mingi 2 kilovatti ainult. Jah, ehk siis võib sellega lennata. Võib sellega lennata küll. Me natuke kartsime, kuna meil õhufilter läheb natuke väiksemaks toruks, et äkki on pudelikael, aga 2 kilovatti oli pudelikael, nii et midagi hullu ei ole. Ma ei tea, mis su kommentaar on? Pigem Harju keskmine 4-4, et käib ilusti, töötab ilusti. Paigaldas ilus, vihmapõõsas jälle kena töö teinud, et ei pidanud midagi muutma, kõik on timm. Paar asja lisasime juurde, me panime selle Bluetoothi mooduli juurde ja siis vabalt hingavale antiläägi. Aga see on siuke rohkem, jah. Natuke siuke edevõttamist, ärme sellest väga pikalt räägi. Comes with the game põhimõtteliselt, selle driftiga on vaja seda. Nii on, jah. Aga ühesõnaga, sõbrad, veel kord, mis ma tahan teile südame peale panna, on see, et küsige, kui te midagi ehitate, teete, küsige targematelt meestelt nõu. Tuuner Studio on siis, kellest ma räägin. Kui te hakkate ehitama juba planeerimisfaasis, uurige, viige ennast kurssi, sealt algab kõik pihta, et te ise guugeldate, leiate ühe info ja kellegi läks mingi asi väga hästi ehitas. Ennem kui küsite, võiks natuke ise ka uurida. Jah, no et sa saad aru, millest te üldse räägite, aga suures pildis ma ütlen tänu nendele meestele, ma olen neid tüüdanud nii palju, et ega nad muude kõne enam väga vastu ei võta, aga tänu sellele on õhtu lõpuks ikkagist tulnud nagu hea asi, mida on ilmselt hea, normaalne seadistada ja nii lihtne ongi. Uurige, küsige, igal juhul, suur aitäh sulle. Nüüd hakkab minu õlgadele tulema juba vaikselt mingi pressure, nüüd peab sõitma hakkama. No praegu võiks olla ikka kalla ja talla. Võiks, ja ongi, ja raisk ongi, ütlen teile. Nii, plakime ära, lähme.